Lugupeetud Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse kevadkonverentsist osavõtjad. Me alustame konverentsi esimese osaga või esimese plokiga ja tervituseks palun ma siia meie hea partneri Tallinna Ülikooli prorektori Katrin Niglase. Teatavasti Tallinna Ülikool on meil aegade algusest partner olnud ja meil on selle üle väga hea meel. Palun, Katrin. Tere päevast, head, juba läks eest ära, aga seal oli see spikker, et parema tuleviku eest seisjad, nii naised kui mehed. Tere tulemast Tallinna Ülikooli. Mul on väga hea meel teid tervitada ja tõepoolest mitte ainult mina, vaid meil on siin mitmeid tublisid ja selles liinis kaasamõtlejaid ja mitte ainult mõtlejaid ja ütlejaid ja kirjutajaid, vaid ka tõesti tegutsejaid siin. Aga kuna kavas oli lausa 10 minutit minu tervituseks kirja pandud, siis mul esialgu tuli selline mõte, et ma natukene siis vaatan seda uuemat statistikat, tegin veebilehed vastavad lahti ja panin ruttu kinni tagasi, sellepärast, et eks te ise kõik teate, mis sealt tuttav lugu vastu vaatab, et kui rõõmsamast otsast alustada, siis Eestis naised elavad peaaegu et 10 aastat kauem, saavad oluliselt rohkem haridust ja võib-olla näpu otsaga veel, saavad koolis paremini hakkama või Eesti koolisüsteem justkui sobib tüdrukutele oluliselt paremini, nad kukuvad oluliselt vähem koolist välja, aga sealt edasi muidugi need lõhed on igas vallas näha, et alates sellest kõige rohkem räägitud palgalõhest ja juhtide kohtadel olevate naiste ja meeste osakaaludest, mis on nii seal 2/3, 1/3 Eesti oludes ja siis see indeks, mida me ju nüüd kõik ka arvutame ja vaatame, et mõne koha peal muidugi jagame Lätiga viimast kohta nendes asjades. Nii et panin ruttu kinni ja mõtlesin, et sellel teemal ma rohkem pikemalt ei peatu, aga kui mulle see aeg oli antud, mõtlesin, et ma võib-olla võtan julguse ja räägin pisut isiklikuma vaatenurga alt oma teekonnast tänasesse, sellepärast, et ma usun, et see on hästi tüüpiline ja ka siin saalis ringi vaadates, et kui sealt noorest peale hakata ja minu põlvkond ja natukene enne ja pärast minu põlvkonda, eks me teame ise kõik, kuidas see võrdsus meile saabus või kuvati, et need niisugused väga rõõmsameelsed naistraktoristid sellistes jõupositsioonides ja võib-olla mitte, nii et eks teisigi kindlasti oli peale minu, kellel pigem see niisugune enda elukogemus tekitas sellise vastupidise reaktsiooni, et tahaks nagu olla ebavõrdne ja võib-olla pisut niisuguse ninaka hästi noore inimesena ninaka ja võib-olla isegi mõnes hetkes üleoleva, et mis tähendab, kuskil räägitakse, et ei tohi enam uksi naistele lahti teha, et viisakus peab ka võrdsuse nimel kaduma maamuna pealt. Et sellisest lähtekohast, kuna minu enda isiklik kodune olukord ja õnn oli küll selline kogemus, et ma tõesti isiklikult ei tundnud selles vanuses ühtegi takistust võrdsusele,
ema ja vanaema ja vanatädid õpetasid kangaga kuduma ja käsitsi kuduma ja õmblema, vanaisa õpetas puutööd tegema, teen siiamaani mööblit kodus, isa õpetas jalgratast parandama, saan sellega ka siiamaani hakkama. Ei olnud endal seda kogemust, oli õnne, nagu ma nüüd samm-sammult elus käies ja seda silmaringi laiendades olen muidugi õppinud nägema ja tundma enda ümber, et mitte kõigil meist ei ole sellist kogemust ja sellist õnne. Et siis see, ma usun, et teie, kes te siia olete kokku tulnud ja kes ei ole ka saanud tulla Tallinna Ülikoolist, teistes ülikoolides, et meie ülesanne ongi justkui siis avada silmi, pakkuda lahendusi, mis oleks selles mõttes head lahendused, et ühte probleemi lahendama rutates me ei tekitaks 3 uut ja suuremat probleemi, mis ka tihtipeale ju juhtub, et kui me silmaklappidega läheme ühte asja parandama, siis ja ei oska ümbertringi vaadata ja näha neid detailsemaid seoseid tõenduspõhiselt ja läbimõeldult, et võime lõpuks vihma käest räästa alla sattuda. Nii et need juba traditsiooniks saanud konverentsid siin, ma usun, on väga hea meedium või koht, kus neid erinevaid kogemusi vahetada. Vaatasin programmi ka, et tõesti on kokku toodud nii väga ammused kogemused, mis tänaseks on ehk vähemalt mõtetes meile väga aktuaalseks saanud, millega peab ka oskama arvestada ja ette näha, aga nii me siis vaatame neid eilseid, tänaseid, homseid olukordi ja püüame siis kõik koos sammhaaval ja läbimõeldult parema homse poole liikuda. Nii et aitäh tulemast ja toredat päeva. Aitäh. Meil see paks raamat ajalooline. See on juba ammu saadud, juba eelmistel kordadel, aga eile oli Eesti lipupäev ja eestimeelset kommi. Natuke magusad kulub alati ära. Aitäh. Ja mul on tõesti hea meel, et ülikoolidel on nüüd juba enamusel, võib öelda, ka oma volinikud või kuidagi teistmoodi nimetatud inimesed, kes valvavad seda võrdse kohtlemise ja võrdõiguslikkuse aspekti oma koolides. Aga esialgu me veel vist selleni ei jõua.